Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidla nuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin kaljukitsele tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on siit kaljukitsele tulemas suhetes? Okei, siin on 4, 5, 6. Võtame 3 kaarti veel, mis on tulemas kaljukitsele lähitulevikus. Ohoo, mis siit veel tuleb? Ja kas meil on üks lõpukaart vist veel? Ja lõpukaart kaljukitsele, mis on lõpukaart kaljukitsele? Võidukus, uhkustunne. Päris hea, päris huvitav, põnev. Kokkuvõttes esimese kaardina kaljukitsedel väljas mõõkade rüütel. Rüütlid võivad nüüd kindlasti tähendada austajaid, aga alati ei pruugi. Mõõkade rüütel muidugi on nüüd siis hästi kiire selline austaja kaart. Võib siis tähendada seda, et väga järsku võib uus austaja tekkida teie ellu. Muidugi mõõgad on natukene siuksed nagu katsumuste kaardid, et võib see tähendada ka nagu mingit siukest proovile paneva austaja energiat. Muidugi see võib ka olla ikkagi teie enda siuke energiakaart ja sellisel juhul võib see kaart teile öelda, et te peate natukene kiiremini tegutsema või olema ausam või õiglasem mingis teatud nagu olukorras, kus te nagu tegutsete. Samas kohe siia mõõkade rüütli kõrvale on tulemas ka sauade rüütel. Ehk siis 2 kõige kiiremat rüütlit tulevad siin üksteise kõrvale välja ja midagi on siin kaljukitse olukorras siis seotud nagu kiirusega. Samas sauade rüütel aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Aktiivsus võib näidata ka sportlikkust, head välimust. Samamoodi see sauade rüütel kindlasti võib siin olla siuke kütkestava kirgliku austaja kaart. Muidugi tasub siis natukene ettevaatlik olla selle sauade tugeva seksuaalenergia või kireenergiaga, eks ju. Et keegi võib siin olla ka ainult füüsilise kontakti peale väljas. Samas jällegi võib see ka teie enda energia siuke olla, et te võite siin olla ise hästi aktiivne, loov, kirglik. Et võimalusi siin on palju, kindlasti on olemas siin see austajate võimalus. Samas on olemas siin, et te vahetate ise mingit nagu energiat, et mõlemad kaardid võivad viidata teile. Väga võimalik, et mõõkade rüütliga peate kiiremini tegutsema ja sauade rüütliga siis peate olema enda olukorras natukene loovam või tegema rohkem midagi, mida teete kirega. Ja midagi peame jääma siin ka minevikku, sellepärast et 3. kaardina oli siin laua peal karikate 8. Ja karikate 8 on siuke nagu raske olukorra justkui selja taha jätmise kaart. Et ta tuleb justkui pimedast ja kõnnib valguse poole ja see ongi siuke justkui siis nagu elu mõtte või unistuse poole liikumise kaart. Aga ta ütleb, et selle jaoks, et keegi saaks siin liikuda selle elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks peab midagi negatiivset siin jääma nagu minevikku. See võib olla halb harjumus, sõltuvus, negatiivne mõtteviis või illusioonide vangis olemine, aga kindlasti ka toksiline side või suhe. Et võimalusi on siin palju, teie ise teate nagu paremini, mis on vaja teil nagu selja taha jätta. Võib-olla need on mingid hirmud või just siis hoopis negatiivsed emotsioonid, et karikad on emotsioonikaardid, aga ise teate paremini, üritage siis nagu tegeleda sellega. Samas ma ei tea, kas on tulemas siit mingit abi või olete te lõpuks saavutamas endal selle energia. Igal juhul teist rida tahab siin kaljukitse jaoks alustada karikate kuningas.
ja noh, kuningas on nüüd natukene niisugune tugevama austaja kaart või suurema potentsiaaliga austaja kaart ja karikate kuningas justkui räägib nagu siis hästi niisugusest nagu spirituaalsest inimesest. Niisugune hästi eluküps inimene, avatud meelega, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist võib siin olla emotsionaalse inimesega, samas inimene peaks oskama enda emotsioone väga hästi kontrollida. Tugev empaatiavõime, tugev intuitsioon, eks ju. Ja jällegi ütlen, te võite ise saavutada siin selle karikate kuninga energia, samas on võimalik, et see on niisugune austaja partneri lähedase isiku energiakaart. Et selle järgi saate aru selle spirituaalsuse ja emotsionaalsuse ja selle järgi, et tegemist on siin nagu kuninga energiaga, samas see kuninga meesenergiat võib olla mõlemal sugupoolel. Et mõlemale sugupoolele võib see tähendada enda energiat ja samas ka nagu austajad partnerid. Samas meil on siin olemas ka täiesti puhas naisenergia kaart, sellepärast et teise rea keskele tuleb kaljukitsele välja keisrinna kaart ja keisrinna tähendab siis viljakust või rasedust, küllust, luksust, eluga rahulolu, positiivseid emotsioone ja kõigega nagu toimetulekut. Et see keisrinna energia on niisugune võimekas nagu naisenergia, isegi võib tähendada niisugust tuntust või kuulsust või nagu autoriteeti või ma ei tea midagi taolist nagu, et see on niisugune hästi võimekas nagu naisenergia. Muidugi jällegi, kuna see on niisugune nagu ema energia, siis võib siin tähendada ka seda, et ema võib siin kaljukitsede elus lähitulevikus mingit tähtsat rolli mängida. Keegi võib saada ka beebiuudiseid, eks ju, et võimalusi on siin palju. Naisterahvastel kindlasti on võimalik endal saavutada niisugune hästi võimekas siis naisenergia. Samas jällegi nagu meesterahvaste puhul võib see näidata niisugust viljakat austajat partnerit. Ja siin võibki olla nagu see, et kellelgi oli minevikus siis nagu rüütlid, mingid austajad, kes kiiresti tulid, kes olid võib-olla mentaalselt probleemsed, keegi oli siin võib-olla füüsilise kontakti peale väljas nende sauadega ja keegi pidi siis karikate 8-ga jätma justkui need inimesed minevikku ja võib-olla siis väga huvitav nagu enda suhtes kuidagi nagu veits resoneerub ja peale siis nagu mingit niisugust nagu karikate kuningaga kohtumist või see võib alles juhtuda siis kaljukitsede jaoks. Et ma üritan siin mitte enda lugemist teha, on ju, et peale seda keegi võib siis hakata nagu justkui arenema või just see viljakus ja see rasedus ja see küllus ja et väga hea energia kindlasti nagu naisterahvastele, et võib tuua kaasa mingi tutvuse, mingi austaja, aga võib-olla juba on nagu olemasolev side või suhe mingi spirituaalpartneriga. Samas nüüd kolmanda kaardina on siin kaljukitsede jaoks väljas ka sauade paas ja baasid on siis nüüd hästi nooruslikud energiad, muidugi siin oli see raseduse energia kohe olemas, et tegelikult sauade baas on nagu ka lapse energia, samas jällegi võib see tähendada ka nooremapoolset kütkestavat või kirlikku austajat just selle sauadega ka, et sauadel on see tugev seksuaalne energia. Aga muidugi alati ei pea siin olema nii palju neid austajaid ja partnereid, et samas jällegi see sauade baas on ka niisugune nagu julguse kaart või entusiasmi kaart ja sauade baas mõnikord võib siis ka kaljukitsel öelda nagu seda, et võib-olla te kunagi proovisite midagi ja võib-olla ei õnnestunud nii hästi või olite nagu pettunud, et oleks võinud paremini, siis tegelikult sauade baas on niisugune kaart, mis ütleb, et olge julge, proovige uuesti, võtke väikseid riske, ärge kartke, tegutsege. Et just sauad, see aktiivsus, loovus ja kirglikus, see aktiivsus näitab siin nagu tegutsemist, et igal juhul siin kaljukitsed peaksid olema nagu julgemad ja tegutsema. Ja vau, selle peale siis ka viimane rida algab meil kaljukitsedele sauade ässaga ja sauade äss on võidukas, edukas, niisugune hästi enesekindel kaart. Kindlasti tähendab ta niisuguseid positiivseid lahendusi, muidugi sauadega nüüd jällegi mingi tugev seksuaalenergia siin kaljukitsede lugemises on ja on siin ka see raseduse kaart, et ma ei tea, mis siin tõesti toimub, kui keegi soovib pere luua või pere suurendada, siis kindlasti tundub see kaljukitsedele väga hea aeg. Samas jällegi ma ütlen, see tuleenergia või see kire või niisugune põlev energia võib tähendada just siin niisuguseid suuri saavutusi ja edukusi, sest on siin tõesti niisugune nagu väga võimas energia ja just need sauad ka, mis või tähendab mitte sauad, vaid ässad, et see äss tähendab niisugust eriti suurt võidukust või lahendusi ja muidugi nüüd eelviimase kaardina
on siin tulemas ka natukene spirituaalenergiat, sellepärast et eelviimase kaardina tuleb siit ikkagi kaljukitse jaoks välja anda Hermiti või Eraku kaart. Ja see kaart võib-olla räägib ka sellest, et on vaja ikkagi teha natukene ka rohkem seda nagu sisetööd enda sisemaailmaga. See on hästi tugev spirituaalse ärkamise kaart ja see võib tähendada mingeid uusi lahendusi. Põhimõtteliselt keegi võib hakata nägema tervet maailmaga teise nurga alt justkui, võivad tekkida mingid uued põhimõtted, selgus ja just siis iseendas. Keegi võib avastada ka mingeid spirituaalseid võimeid, et see ei ole nagu võimatu siin. Aga Hermiti või Eraku kaart võib siis nagu öelda, et keegi võib-olla on siin nagu liiga palju andnud teistele inimestele energiat välja, on nagu liigselt andnud seda ära. Ja et peaksin võib-olla natukene aega veetma ka omaette või pühendama aega enda nagu sisemaailma jaoks, et puhkama. Ja noh, võib-olla siin tõesti on nagu palju austajaid kellelgi oli või on, eks ju. Ja peab siin miski või keegi jääma nagu minevikku selle karikate 8-ga ja peale seda alles saavad siin mingid arengud hakata. Aga võib-olla siis ongi tähtis ka teha läbi see sisetöö. Ja nagu ma ütlesin, sauasid on siin palju ja tegelikult ka viimase kaardina on siit siis kaljukitse jaoks välja anda sauade kuus ja sauade kuus on võidukuse uhkustunde kaart, see on lavavalguse kaart põhimõtteliselt. Ehk siis tuntus, kuulsus, ma ei tea kaljukitsed, millega te tegelete, keegi võib saada kuulsaks, muidugi jällegi sauad see aktiivsus, et te peate ikkagi ise tegutsema ja kasutama ära seda enda loovust ja tegema midagi, mida te teete kirega ja läbi sellele need arengud teie jaoks toimuvad. Ja sauade kuus on siis ka nagu selles mõttes hästi hea kaart, et ta on nagu konkurentsile ärapaneku kaart justkui. Et kaljukitsed, kui teie olukorras peaks olema nagu konkurentsi, siis mulle selle kaardiga tundub, et teie tulete enda olukorras siis välja võitjana ja tegelikult on siin olemas ka keisrinna ja sauade äss ja palju selliseid võimekaid kaarte, mis tegelikult ütlevad, et on need asjad teie jaoks võimalikud. Aga see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.